Austatud härra Enn Kunila, perekond Kunila, austatud rektor, head Konrad Mägi sihtasutuse liikmed, hea akadeemiline pere, daamid ja härrad. Mul on väga hea meel, et Konrad Mägi on täna sellisel moel koju jõudnud. Et on inimesi ja organisatsioone, kellele on tähtis Eesti kultuurilugu, Eesti mälu ja Eesti lugu. Me ei ole ju täna siin mitte selleks, et panna punkti ühe suurmehe elule ja loomingule, vaid et üheskoos otsida ja leida uut innustust ja kirge kõiges selles, mida kunstnik Konrad Mägi on meile oma loomepärandina ning kaasteelisi innustades ja vaimustuma pannes jätnud. See on rikas maailm ja ma olen tänulik Enn Kunilale, sihtasutusele ja kõigile külalistele, et te olete selle põneva tee avamise ette võtnud. Nädala eest oli mul võimalus olla üheks eestkõnelejaks Tartu Euroopa kultuuripealinnaks pürgimise lähtel. Rahvusvaheline hindamiskomisjon andis Tartule peale meie esinemist rohelise tule pürgida Euroopa kultuuripealinna tiitli poole. Eks ühelt poolt ole ju rõõm olla üks kahest Eesti linnadest, kes teekonda jätkab, kuid teisalt on nii minu või ka tartlaste silmis ja meeltes teadmine Tartust kui ühest Euroopa kultuuripealinnast. On ilmselge, et käsu korras ja kellegi võõra sunnil ei saa kultuurseks linnaks hakata, veel vähem 2024. aastaks. Tartlasena näen ma, et meie linnas on see Euroopa ja euroopalik olemas, mida siin näha loodetakse, ja ma olen enam kui kindel, et tartlased ja Tartu on elanud eurooplastena ning see sõnapaar Tartu vaim on ühtlasi Euroopa vaimu ja ideed kandev juhtmõte. Tartu vaatab auga silma oma suurele loole ja meie ulatumistele kõikjal maailmas. Alles me tähistasime siin Oskar Kallase 150. sünniaastapäeva, täna mõtleme Konrad Mägile, jõuluajal teeme kummarduse Jaan Tõnissonile, tema 150. sünniaastapäeval, kohe tähistab Vanemuise teater oma 150. sünnipäeva, emakeelne ülikool 100. sünnipäeva ja Eesti laulupidudel täitub samuti 150 aastat esimesest peost. Ka need ja paljud teised tähtpäevad ei ole Tartu jaoks ainult mineviku allikad, vaid pigem lähteks uuele ajale ja uue aja müüride ladumisele. Selle pika ajaga oleme ladunud võimsa ja väärika vundamendi ning nüüd on aeg meie väärtustele ja loomingule leida uued kodud, uued ellujäämise võimalused. See on kunst, ellujäämise kunst, millele me olemegi teel Euroopa kultuuripealinnaks asunud lahendusi leidma. Ma kiidan Tartut edasi ja ütlen, et meile kui targale linnale, rikkale linnale on aeg-ajast olnud oluline, et siin sünniks uusi väärtusi, et siin luuakse, õpitakse ja haritakse, loetakse ja lauldakse, maalitakse ja kirjutatakse. Ütlemata kirju ja suure valikuga kultuurimaastik tekitab sünergia ja siia elama ja õppima jõudev noorsugu
Eesti noorsugu on kui vaimuveri, mis Tartule pidevat uut hingust ja hingamist annab. Nii juba sajandeid. Ja kindlasti on ka tänases päevas see miski, mis kedagi sütitab ja kedagi vaimustab. Miski, mis meid ikka Euroopa kultuurimaastikul hoiab ja meid pöörlevalt maailmakultuuri maakeralt lahti raputada ei luba. Hoidkem sellest kinni, see ongi ellujäämise kunst. Tartu linn on uhke ja tänulik Konrad Mägi sihtasutusele, tänastele esinejatele ja külalistele selle konverentsi korraldamise ja toimumise eest just siin Tartus. Tulge ja nautige linna, mille üheks suureks värvikilluks on kahtlemata ka Konrad Mägi. Ma loodan, et nii see konverents, tänased kohtumised kui ka meie head kontaktid avavad arutelu Konrad Mägi mälestuse jäädvustamiseks Tartus. Eks peame ju tõdema, et Tartus ei olegi ühtegi monumenti selle sõna kitsas tähenduses kunstnikule. Konrad Mägi, nagu ise ta seda kunstis tegi, võiks ju olla see kunstnik, kelle näol peaksime selle uksi avama ja ta oma väärikal moel Tartusse kauemaks tagasi tooma. Nii et monument. Head Konrad Mägi päeva ja head Konrad Mägi aega!